Tere tulemast Tarkväljateadul looja YouTube'i kanalile. Mina olen Kadri ja mina olen täna siin Claire Pullineniga, kellega me hakkame rääkima vabadusest elamisest ja ühtlasi ka meie ühisest teekonnast, mida me oleme loonud 12 naisega, et teil tekiks parem ülevaade, mida me siis täpselt seal ajame. Nii, tere tulemast, Claire! Ja tere kõigile, mul on lihtsalt nii hea meel, et me seda laivi nüüd siin teeme ja selle info võimalikult täpselt teieni kohale toome ka. Jaa. Aga alustame, mul tegelikult ma tahtsingi küsida ühte sellist asja, et minu vaateväljast vaadatuna sina oled päris pikalt elanud üsna julgelt iseendana. Ehk et nagu ja just läbi selle, et sa oled öelnud seda, mida sa arvad. Minu arust see nagu eneseväljendus on üks nagu esimesi kohti tegelikult just sõnaline eneseväljendus, kus sa nagu näitad, kes sa tegelikult oled. Isegi siis, kui võib-olla su arvamus ajast saab muutuda, siis ikkagi julged alati öelda seda, mida sa arvad. Kust sa selle julguse nagu võtsid? Praegu on ju, ma saan aru, et praegu on aeg, kus inimesed järjest nagu ärkavad sellesse kohta, aga sinul on minu arust see kood juba pikemat aega käes. Kuidas sa selle leidsid? Kuidas see alguse sai? Või oled sa kogu aeg selline olnud? Tead, ma arvan, et ma olen kogu aeg selline olnud. Et see on nagu olnud selline blessing ja curse samaaegselt, eks ju. Et eriti lapsepõlves ma arvan, et see oli pigem nagu curse olla täpselt see avatud raamat, mida kõik võivad lugeda. Ja see inimene, kes ei oska mitte kunagi teeselda, isegi siis, kui ta saab mingi sellise kingituse, mis talle ei meeldi, et teha head nägu, et mulle see meeldib. Et mul on see nagu täiesti välistatud. Et ma nagu, sa saad kohe aru, kas mulle see kingitus, mis sa tegid, meeldib või meeldi, või kas see, millest me räägime, mulle meeldib või meeldi, sest ma ei oska nagu mitte kuidagi teha teistsugust nägu. Ja see on hästi, see ongi õnnistus ja ikkagi väga ennem, võib-olla ennem kui see teadlikkus kuidagi sinna taha jõudis, oli see veel eriti selline pigem siuke taak, et kuidas sa ei võiks siis nüüd nagu viisakas olla või miks sa ei võiks nagu kuidagi teistele head meelt teha, aga ma lihtsalt ei oska, Tegelikult on võib-olla seda pidi õigem öelda, et mitte ma ei leidnud seda julgust, vaid ma lihtsalt ei oska teistmoodi, nii nagu ma olen, nii ma olen. Aga millist väärtust see nagu sinu jaoks ja teiste jaoks tegelikult luua saab, kui sa oledki üdini aus? Ma arvan, et kõige rohkem, mida minu jaoks on see tohutut väärtust loonud, mida teadlikumaks ma olen saanud, mida teadlikumaid valikuid ma olen teinud, kus on päriselt tegelikult vaja julgust selleks, et ühiskonna mõttes täiesti kastist välja valikuid teha. Mis iganes alates väga keerulistest teemadest, on ju, ma ei tea, kas me väga ulme teemasid siia sisse toome, on ju, aga mis ei olegi enam ei ole ulme, aga 18 aastat tagasi ikkagi oli väga väheseid, kes niimoodi valisid ja samamoodi, pigem ma võib-olla toon selle sisse, et see laste vaktsineerimine on ju, ma ei teadnud sellest mitte midagi ja kui keha tasandilt tuleb lihtsalt sõnum, kui sa oled rase, et sa ei tohi enda last vaktsineerida, siis sa mõtled nagu, et mis mõttes nagu, et mida ma tegema pean või mis ma siis teen või kuidas ma siis hakkama saan, aga sõnum on nii tugev, et sa ei saa selle vastu minna. Ja samamoodi koduõppe, eks ju, need sõnumid on olnud nii tugevad ja nii selged ja ma arvan, et need õppetunnid pigem, need on olnud väga sellised julged otsused ja väga palju vastuseisu saanud väljapoolt, aga samaaegselt ma ju nagu sisemusest tean, et kui ma ei oleks julgenud või kui ma ei oleks siis ikkagi hoolimata sellest valinud seda, siis oleksid need õppetunnid väga palju karmimad olnud. Nagu just see koht on, mul on nagu see tunnetus, et kõik need õige tee õppetunnid, kus sa valid nagu õigesti, kus sa valid läbi enda sisetunde ja pead kasutama julgust ja pead nagu ikkagi astuma nagu sellisesse sõdalase teele, nagu natukene eriti ennem oli see nii, siis see tegelikult lõpuks tõi ikkagi megakingitused versus see, kus sa siis jääd sellesse hirmu ja sa ei vali, et siis hakkab see kannatuste rada tegelikult seal. Et võib-olla see oleks võib-olla kõige rohkem ja ma arvan, et see julgus niimoodi elada on andnud väga paljudele
sama õiguse või sama julguse, kas või natukene. Mitte, et nad niisama ekstreemselt peaksid olema, et ma isegi näengi seda, et minu ülesanne on väga tihti olla nagu see teises äärmuses, tavaühiskonna mõttes, just sellepärast, et üldse kesktee tekiks. Sest kui nagu enamus, kui 100 inimest on nagu siin ühes äärmuses on ja mina olen ainuke, kes läheb sinna teise äärmusesse, no siis ma pean ikka päris äärmusesse minema selleks, et mingi keskteele kõik kokku tuleksid, on ju. Et ma näen mingit siukest rolli, siukest pioneeri rolli nagu hästi paljudel asjadel, ka toitumise teemal, see tervisliku toitumise teema, ma pidin reaalselt toortoitlaseks hakkama ja puuviljatoitlaseks hakkama selleks, et lõpuks jõuda selle päris toiduni, et kõik sööme nüüd ikkagi nagu pigem teadlikult päris toitu, on ju. Et noh, et need kohad ja ka tegelikult ka usaldada seda, et 13 aastat hiljem võib sul käia siukene klõps ja sa pead tulema uuesti hakkama liha sööma, on ju. Ja ka selle koha peal nagu olema aus endaga, et su keha lihtsalt ütleb nii. Et nagu see on päris huvitav teekond, mida rohkem, no nüüd on nagu põnev tegelikult, nüüd on lihtsalt nagu fun ja nagu siuke äge ja nagu, et mis nüüd tuleb või kuidas nüüd peab nagu seda valima. Et algus ikkagi oli siuke, noh, rohkem siuke hirmutavam võib-olla. Lihtsalt ei teadnud, kuidas see mäng käib. Aga mida selgemaks need mängureeglid saavad, seda tegelikult läheb järjest ägedamaks. Aga mis need mängureeglid siis on? No mängureeglid on usaldada iseennast. Nagu see ongi tegelikult see, lihtsalt täielikult nagu niimoodi nagu kehastada seda usaldust. Kehastada seda usaldust ja kehastada seda vabadust. Nagu minu jaoks on see vabaduse kood. Nagu, et ma olen nagu täiesti vaba, nagu valima kõike, nagu täiesti vaba. Elama, kus ma tahan, tegema, mis ma tahan, sööma seda, nagu ma tahan, valima selliseid tööriistu, mida ma tahan. Et see on, et mul ei ole mitte ühtegi, hetkel mul ei tule ühtegi siukest asja nagu meelde, mille puhul ma mõtleks, et ma seda pean tegema. Mul ei ole ühtegi siukest asja, et ma pean midagi tegema. Ma olen tänu küll ka enda mingitele tervisetraumadele ja asjadele olen ma pidanud läbima ka sellise koha, kus ma olen endale ikka sellise vabaduse välja võidelnud ka selles, et aega pole olemas. Et ka seda pole olemas, nagu, et see on hästi põnev, et kui võtta nagu kõik niimoodi osakesti lahti, siis need kõik asjad on natuke ekstreemsed. Aga samas, kui ma seda elan, see tundub nii loomulik, mu enda jaoks vähemalt. Ja. Ühesõnaga, sa elad seda, et kõik on võimalik. Kõik on võimalik ja kõik võivad seda valida. Vaata, see on nagu see koht, et ma ei eelda ka kellegilt teiselt midagi. Ma nagu täiega kutsun kõiki sellesse kohta, et nad elaksid iseendana. Ja et pigem mul on väga-väga palju lihtsam, kui kõik oleksid avatud raamatud. Ja kui kõik teeksite, ühesõnaga ma tegelikult kingituste mõttes lihtsalt toon näite. Ma põhimõtteliselt ei tee sünnipäevadeks kingitusi. Ma teen kingitusi ainult siis, kui mingi asi tuleb mu ellu ja ma näen, et siin on Kadri peale kirjutatud. Ükskõik mis päev see võib olla, see võib mingi täiesti lambipäev olla. Et ma põhimõtteliselt ei mõtle välja mingit, et sünnipäev, kui sünnipäeval mul vaja mingi kingitust, on ju. Ei, mul ei ole siukest asja. Ja samamoodi ma ei eelda, et keegi mulle tooks kingituse ja ma tegelikult pigem alati ka ütlen, et ärge tooge mulle kingitusi, kui sinna ei olnud Claire peale kirjutatud nagu. Väga geniaalne, siis muidu toob see tarbimise teema kohe ära ja mega raha raiskamine, see on mega raha raiskamine, inimesed toovad üksteisele asju, mida neid tegelikult kellelgi vaja pole. Täiega, okei. Aga kas sa oled oma elus siis elanud tegelikult nagu ka seda teist varianti? Nagu tead, ikkagi see on tegelikult tasapisi läinud nagu niimoodi, et ikkagi ju koolis eeldati midagi, vanemad on kogu aeg eeldanud midagi, nagu suguvõsa poolt tuleb mingid survestust, sõprade poolt on ikkagi mingeid asju, et ma olen nagu need kuidagi tasapisi need lahti lammutanud, et ma ütlen, et tasapisi selle vabaduse välja võidelnud, et ka aega pole olemas, on ju, et täielikult usaldada seda, et mõlema jaoks on see kohtumise hetk nagu just nüüd. Isegi kui me oleme 10 korda midagi kokku leppinud, et saame kokku, aga mingid asjad muutuvad ja kogu aeg muutub ja ei olnud ikkagi, tegelikult ei olnud see koht, vaata.
et usaldada seda täiuslikku hetke ja mitte üldse lasta ennast mõjutada sellest, kui asjad muutuvad. See on, noh, ma arvan, et see muutusega hakkama saamine või muutusega kaasa minemine on mul kuidagi hästi-hästi lihtne. Mm. Sa reisid hästi palju, kas see on ka midagi, mida su keha kutsub või kuidas see siit teie ellu üldse niimoodi tulnud on? Ja no kõik need väepaigad üle maailma, eks ju, need kutsuvad tegelikult, see on see, kus ma isegi ei tea, näiteks mingil hetkel nüüd siin kõige hilisem selline koht, noh, Sintra on mu sihuke põhikoht, seal ma käin kogu aeg, eks ju, selle jaoks oli see talvine pööripäev täiesti geniaalne, aga mul oli Sardiinia tuli mingi hetk lihtsalt niimoodi pilti ja ma olin nagu mingi, et oota, mis mõttes Sardiinia, okei, noh, lähme siis sealt läbi, on ju. Ja kuidagi ajastas niimoodi, et me olime täpselt sügisese pööripäeva seal. Ma ei tea mitte midagi, et seal midagi toimub, midagi oleks, mingeid väekohti, mitte midagi, ma isegi ei uurinud mitte midagi sellist. Ja päev ennem mõtlesin, et okei, ma panen chat GPT'sse, et noh, et kuhu ma siis võiksin nagu kas või minna istuma või mingi mediteerima või. Ja siis ta paneb mulle mingi sellise koha, mis oli nagu täiesti, noh, mind-blowing. Et umbes nagu, 3000 aastat vana kaev, mine sinna. Ja siis sa saad aru, et seal ongi kõik pööripäeval käinud. Et nagu mingi mega joondus, lihtsalt mega joondus ja mega usaldus, et okei, jõuan sellel hetkel sinna, siis kõik avaneb. Noh, täpselt samamoodi kõik need Mehhiko reisid, ka lihtsalt need kohad kutsuvad, kohad kutsuvad, lihtsalt koha energiad, mingid aktivatsioonid, mis on vaja just sellel pööripäeval kuidagi avada, kuidagi need juhatavad mind kohale erinevatesse kohtadesse ja kas need kohad kutsuvad sellepärast, et need kohad vajavad mingit koodi, mida sina kannad või need kohad aktiveerivad sinus midagi või on see mõlemat? Ja, mõlemat pidi. Ja täiesti selgelt on mõlemat pidi. Et eriti kui ma hästi nagu see koht, et kuna Eestis mul oli üks väga konkreetne koht, kus iga kord, kui ma reisilt tulin, esimene asi, ma läksin alati Lindamäele. Panin nagu, noh, kõigepealt palju jalu, ükskõik kas oli talv või suvi või mis iganes. Et ma kõigepealt viisingi need koodid kohe sinna. Ja seal Lindamäel on ikkagi väga võimas kood, et seda siis ka igale poole nagu viia, et see mitte, et me tegelikult peaks füüsiliselt igal pool käima, eks ju, et see ei ole üldse nagu see koht, aga seal on kindlasti mingi lisaväärtus, kui sa füüsiliselt kohal ikkagi oled. Inimese tasandile kindlasti. Ja ma tegelikult arvan, et see on ikkagi, kuna minu teadlikkus on praegu sealmaal, et me aktiveerime leiliine või neid Dragon Line ehk nüüd uuesti sellest nii-öelda kaaperdatud versioonist kätte saada, siis meid juhitakse nendesse väepaikadesse, neid, kes kannavad oma hinges neid koode ja need nagu peavad seal füüsiliselt ära käima, kui vähegi võimalik. Et me ise ka olime siin eelmine aasta väiksel sellisel aktivatsioonitripil nii-öelda. Et selles mõttes see resoneerub muga väga, aga aastaringselt nagu kui palju te siis olete Eestis ja kui palju te neid erinevaid kohti külastate? Näiteks praegu sa oled Portugalis, kas seal oli ka midagi, miks teid sinna kutsus? Siin me olime talvisel pööripäeval, olin Sintras, Sintra on mu põhikoht tegelikult, üks sükesest põhiankrutest juba alates sellest ajast, kui ma olin 16. Et seal on mingi siukene asi, mis ma lihtsalt tunnen, kui ma seal olen, siis ma olen nagu kodus. Ja seal on ikka väga võimsaid salapaikasid ja mitte ainult nagu nendes lossides ja mitte ainult nendes alkeemilistes lossides, vaid ka ikkagi see loodus lihtsalt iseenesest on lihtsalt nii toetav. Ja siia me juhtusime tegelikult, et me siia nüüd jäime, juhtus jälle sedasi, et ega me ei planeerinud seda, vaata. Et meil ei ole tegelikult nagu pikka plaani, mis mu mehele nagu väga hästi ei sobi, sest ta on nagu mega 5 aastaku plaani tüüp, on ju. Aga tema oskus nagu usaldada seda naisenergiat on läbi aastate, me oleme 23 aastat koos olnud, eks, et selles mõttes, et see on nagu kasvanud ajas. Alustades siis sellest hetkest, kui 18 aastat tagasi, kui ma rasedaks jäin, eks ju, nüüd homme on, eks ju, mu poeg saab 17. Et sellest hetkest alates ikkagi läks see usaldus ikkagi järjest suuremaks kogu aeg, et minu tajude suhtes. Et hoolimata sellest, et ta on väga 2 jalaga maa peal
finantsinimene on ju, et selles mõttes on huvitav kooslus, me oleme ikka niimoodi nagu mingites asjades me oleme väga äärmuses. Okei, väga huvitav. Aga tuleme natuke koondame meie tähelepanu sellele meie teekonnale. Et kui siin me oleme nüüd kogenud seda 3 nädalat ja nüüd tuleb 4. nädal. Kuidas sina seda kogenud oled? Minu jaoks on see lihtsalt olnud täiesti nagu lihtsalt nii mega. Nagu algusest peale ma üritasin, jagasin meile kõigile, et see teekond on tegelikult meile endale. Et see teekond on tegelikult meile endale ja kõik, kes tunnevad nagu seda kutset, saavad lihtsalt megaboonuse. See, et nad saavad nagu selles ruumis olla sees, kus kõik need koodid, mis meil on praegu kätte saadavad, on ju, kus me oma vahel jagame neid alles. Lahvatused sellest, et me näeme praegu selle 3 nädalaga on mingi siukene kasvamine toimunud nagu meie kõigi sees, nagu kui on kuskil veel mingi pime nurk, nagu see tuleb kohe nähtavale. Ja kuna ma sain eelmine aasta juba nagu siukest üks-ühele naistega loomistes kogeda siukest sellist divine guidance'it, nagu täisusaldust sisemisele juhatusele loomises, siis ma nagu kuidagi nagu seda essence'it juba nagu teadsin, aga eksam 12 naisega nagu seda ära teha, see nagu tundub nagu selline nagu see laienemise ruum on lihtsalt nii suur, nagu see võimalikkus on lihtsalt nii suur ja mul ongi tunne, et me sellest kitsast kohast nagu tulime juba läbi ja nüüd ongi see juba see, et okei, bring it on, nagu Kaidi veel ütleb, et bring it on, et ma olen nüüd valmis ikkagi selleks, et nii plahvatuslikult siin avada need ruumid, milleks me ise valmis oleme, nagu veel peale selle, mis meil juba on nagu täielikult emboditud, eks ju, et me keha tasandil täielikult kõik kanname, et me nagu kehastame juba seda energiat, aga tegelikult me avame ennast nagu veel suurematele väljadele. Et ma olen nagu, ma ei tea, kuna mul on siin mitu reisi veel vahepeal, ennem kui mina esinema hakkan, et siin see tulihobuse aasta tuleb mul ilmselt Paraguay's mingis eriti siukestes olulistes kohtades, kuhu ma tunnen, et ma pean jõudma. Et siin on, ja see oli vist noor kuu ka veel, noor kuu ja tulihobune ja see veebruaris ja minu esinemine on alles ju märtsis, eks ju, et selles suhtes või see koodide jagamine, nii et ma arvan, et ma saan veel palju mingeid asju siin tee peal ennem kui selleks päris teistele nagu jagamiseks läheb. Ja kuna me oleme alati ise ka selles Zoomis, eks ju, ja minu meelest see väärtus veel seal juures, kus me pärast oleme, see on lihtsalt, see on minu jaoks selline kingitus praegusesse aega, kus me oleme sellesse viimased nädalad seda mao aastat, et nagu kõik, mis vähegi veel on nagu varjus, et ikkagi nagu täis tuuridel välja tuleks. Ja mulle tundub, et vaata, kui meil on sellised partnerid, kes on ka teadlikud on ja 23 aastat juba koos olnud, eks ju, palju ei ole, eks ju, mis on ikka midagi, ikka tuleb aeg-ajalt, on ju. Aga siis on nagu sellised kooslused, sellised kingitused, et jälle mingi täiesti uus viis kuidagi nagu üksteist peegeldada ja üksteisel aidata neid pimenurki näha ja see teadlikkus lihtsalt selles ruumis on lihtsalt nii ilus ja see, kuidas me suudame üksteist ära hoida selles ruumis samamoodi ja siis nagu see energia, mis hoiab kõiki neid teisi naisi ja aitab nendel samad kohad ära teha. See on nii maagiline minu jaoks, et ma isegi ei kujuta ette, miks keegi peaks arvama, et ma sinna küll ei viitsi minna. See on nagu, aga et see võib olla pigem see, et ma ei tea, kas ma nagu olen selleks valmis. Ja. See võib tulla küll nagu kellelgi üles, nagu, et ma ei tea, kas ma olen selleks valmis, siis kui see tunne natukene su sees on see koht, et nagu see täiega nagu niimoodi, nagu isegi kui see kutsub selliselt õrnalt, niimoodi, et see nagu, mingi super tugev tunne ei ole, siis mõnikord need õrnalt kutsuvad tunded, need toovad siukseid kingitusi, et Ja see on täpselt see sisemine guidance, mida ei tasu tegelikult maha magada, et
ka minul, no mul ei olnud õrna aimugi, milliseid koode need naised hakkavad läbi endast andma, kui me selle teekonna purki panime. Ma lihtsalt olin hullult excited, et see läheb käima ja teadsin, et see saab olema võimas, aga mis tuleb nagu, no ei teadnud, on ju, seda ei ole võimalik ette näha, on ju, seda sellepärast, et kõik need naised põhimõtteliselt nagu noh, loovad hetkes, nagu kanaldavad hetkes seda, mis see ruum vajab, on ju. Ja need esimesed 3 on olnud mulle endale nagu metsikult aktiveerivad ja ma olen lihtsalt nii põnev, et see nädal on juba Kaidi osa, on ju, et nii, et nagu kes iganes veel tunneb, et okei, nagu naised, see, millest te räägite, nagu ma tahan ka, siis nagu nüüd on see aeg, sest et meil on 31. jaanuarini on meil uks lahti ja peale seda on siis me enam ei võta liitujaid vastu seekord, et lihtsalt nagu mingi konteiner oleks sellel loomisel. Aga igal juhul see on tegelikult mingi 20 something eurot ühe selle sessiooni eest ja sa saad üks-ühele nagu tegelikult nagu põhimõtteliselt nagu üks-ühele nõustamise, sellepärast et see naine on nagu oma kõige viimastes koodides, mis on just tema jaoks nagu kõige vähekamad selles hetkes, kus ta nagu praegu on, ta annab selle sulle niimoodi, noh, sa lihtsalt oled vastuvõtmises. Ehk et nii palju, kui ma praegu olen kuulanud nende naiste tagasisidesi, siis need on kõik nagu mingi halleluuja kui sellised et no täiega ja sellega lihtsalt kui te üldse naised praegu kuulete, siis nagu saage aru, see on nagu tõesti see koht, et kas ma tahan oma tulihobuse aastat alustada kuidagi eriti ägedalt, siis nagu jaa, see on see koht, kus seda saab teha. Isegi mitte nagu alustada, see tulihobuse aasta tuleb niimoodi, et see on nagu plahvatus ja sa nagu kas püsid seal sadulas või sa ei püsi seal sadulas. Nagu see on tegelikult see koht ja siis on nagu see, et mis on su valmidus nagu kõik läbi endast lasta. Yeah. Ja see, kui sa ütlesid, et sel korral rohkem ei tule, ma ei ole isegi kindel, et sellist asja üldse enam mitte kunagi. See on nagu mingi selline tunne, et nagu see hetkes loomine sellisel viisil. No, võib-olla tuleb midagi muud, noh kindlasti tuleb. No tuleb midagi muud, aga mitte seda. Aga sellist ajahetke, tähendab, minu jaoks on aega pole. On kas praegu või mitte praegu. Kui sa seda tahad, siis on praegu, vaata. See koht on, et muud ei ole. Muud ei olemas. Jah, nii et igal juhul. Kuidas sa tunned, kas meil on vaja veel midagi anda naistele edasi, et ka nendele naistele, kes mingil põhjusel ikkagi otsustavad mitte kaasa tulla, et midagi, mis oleks neile nagu kohe praktikasse panda, midagi, mis neid päästab, toetab igapäevaelus, et tunda ennast rohkem vabana enda elus. No lihtsalt tuleb tegelikult ennast vastu võtta. Nagu ennast tuleb vastu võtta. Ja mulle nii meeldis see Kaidi lause. Ühesõnaga, ma just tulin ühelt Terra suurelt sündmuselt, kus ma sain 80 inimesele just avada seda ruumi, mida Kaidi nagu minu enda jaoks aitas läbi tuua. Et kui palju vabadust ja ruumi loob see, kui sa võtad vastu seda, et võib-olla mitte kunagi sa ei ole aktsepteeritud kõigi poolt. Kui palju sa aktsepteerid seda ja võtad selle vastu, et mitte kunagi kõik inimesed ei võta sind vastu. Ja kui sa sellest ruumi nagu avaned, nagu ma lihtsalt nagu mul oli sellest nagu nii suur toetus, nagu päriselt, mul oli lihtsalt nii suur toetus, ma nagu päriselt tundsin seda, kuidas see annab veel rohkem, see annab veel rohkem loa olla täpselt sina. Sest sa ei pea ennast väiksemaks tegema mitte kellegi jaoks. Amen. Amen. Ja. Aitäh, Claire. Aitäh. Minu energia on igal juhul üles pambitud nüüd ja ma tunnen ennast ekstra elevil, mis elu veel tuua saab. Nii et aitäh kõigile vaatajatele. Me loodame, et see video oli ka teie jaoks mingitki väärtust loov ja inspireeriv, nii et kui sa tuled kutset, siis info on siin all ja kui sa arvad, et see võiks olla väärtuslik ka kellegi teise jaoks, siis jaga ja like'i ja share'i ja sharing is caring. Ja. Näeme jälle järgmistes videodes. Aitäh! Aitäh!